Tere! Mina olen Kristel Trell, näituse Üks keel, mitu lugu koostaja. Toome teieni toredate Eesti inimeste lahedad lood saksa keelest ja selle õppimisest ja sellest, mida saksa keel neile eluteele kaasa andnud on, sest Eesti ja saksa kultuuriruum on olnud ju läbi sajandite omavahel seotud. Sellal, kui mina käisin koolis, siis juhtus nõnda, või oli selline kord, et 5. klassis pidi hakkama õppima võõrkeelt ja anti valida, kas inglise keel või saksa keel. Mina õppisin Otepää keskkoolis ja see oli 70 aastate keskpaik. Ja tollal inglise keel ei olnud väga levinud, Lõuna-Eestis eriti mitte. Küll aga saksa keele taust oli, või vanematel oli saksa keelest mingisugune oskus olemas. Ja siis, kui valimise hetk saabus, siis vanemad soovisid mul, et vali saksa keel, et me aitame sind. See oli muidugi täielik vale, seepärast, et mitte mingit abi ma nende käest ei saanud. Pidin ise õppima nii palju, kui ma õppida viitsisin. Ja ka täitsa aru seda, miks ma nende abi sain, sest saksa keel tegelikult on väga keeruline keel. Mark Twain ütles seda, et kui sakslane sukeldub lausesse, verb hambus, siis ta kerkib pinnal alles teisel pool Atlandit. Aga motiiv õppimiseks tegelikult oli sellepärast, et kui tallinlastel ja põhjaeestlastel oli sellise välismaaga sidepidamise kanaliseks Soome televisioon. Et jah, meie seal Lõuna-Eestis kuulusime Raadio Luksemburgi küll, aga see tuli öösiti ja läbi õudsete raginate. Siis üks kanal, kus sai sellist teavet välismaa elu kohta, oli saksakeelne ajakirjandus, mida müüdi Otepää ajalehe putkast täitsa võimsas valikus, et ma olin aktiivne ostja ja praktiliselt ikkagi kõiki numbreid kusagil 70 aastate lõpust kuni 80 aastate, 80 või 81 aastani ma arvan, ma lugesin ja ostsin, et saksa keel oli mul aken maailma ja kui ma praegust juttu katsun kokku võtta, siis enam ainuke asi, mis mul sageli meelde tuleb, saksakeelne asi on 2 luulerida. Ma katsun seda öelda nii hästi, kui ma suudan, teie palun ärge naerge. Wer reitet schon spät durch Nacht und Wind, der ist der Vater mit seinem Kind. Johann Wolfgang Goethe, Erl König. Kas oli mingisugune sõna või luuletus või mingi asi, mida sa kõige esimesena selgeks said? Ich bin Peter, du bist Paul, ich bin fleißig, du bist faul. Mida sinu jaoks üldse keel tähendab? Keel, tegelikult omal ajal või noorena või lapsena, et alati ema oli, kes rääkis, et mida rohkem sa keeli oskad, seda kergem sul elus on ja siis ausalt öeldes tundus see, et räägi, eks ju. Aga praegu on tegelikult iga keel, mida sa räägid, et see on nagu väga suur rikkus ja eriti rikastab loomulikult see, kui sa räägid keeli, mida teised ei räägi. Et mul alles hiljuti olin Venemaal lennujaamas vangis põhimõtteliselt, lennukid ei sõitnud ja kuna ma räägin inglise keelt, saksa keelt, soome keelt, vene keelt, siis olin ma seal vene ruumis, keeleruumis olin ma siis tõlk, kes tõlkis kõike, mis vene keeles oli, siis ülejäänud seltskonnal, kes olid täpselt parasjagu sakslased, soomlased või siis inglise keelt rääkivad inimesed, et sellises olukordas saad aru, et ja tegelikult on nagu nauding on see, et sa võtad nagu lehe, loed venekeelset lehte, loed saksakeelset lehte, loed ingliskeelset, soomekeelset, et loomulikult see ju sõnatatagi selge, et see loomulikult rikastab ja see annab ikka hästi, hästi palju. Ja see oli esimene kord, vist läksin Dresdenisse, siis tunduski, et nüüd on nagu õnne tipul olen. Et esimesed korrad ma ei saanud eriti suurt midagi aru, sest ega see kõnekeel oli ikkagi sootuks teine, mida ma koolis olin õppinud. Aga kuna baas oli väga tugev, grammatikat oli ju taotud, nii et seda nägu hommikust õhtuni pähe ja nii palju aastaid järjest, et selle võrra kergem loomulikult oli, et kui ma selle häälduse ja nii-öelda kõne selgeks sain, siis vähemalt see grammatiline pool oli, ma arvan, enam-vähem korrektne. Mõni asi näiteks, mida sa teed, mis on sulle nii-öelda sellest saksa kultuuriruumist külge jäänud? Just klišee on muidugi see, aga ma ei hiline praktiliselt mitte kunagi mitte kuhugi. Et kui ma juba hakkan minuti hilinema, siis mul tekib nagu paanikahoog, et ma tegelikult olen hästi, see Deutsche Pünktlichkeit on minus nagu ikkagi väga-väga sees. Et ma arvan, et seda mulle kuidagi see saksa kultuuriruum andnud küll. Et täpsus ja mingi korrektsus ilmselt oma asjaajamistes ka. Et korrektsus ja suurem otsekohesus, kui näiteks on Põhjamaades. Vanaema õde läks 44. aastal koos sakslastega, kuna sakslased taganesid, läks Saksamaale ja sinna ta jäi elama ja nad said kontakti uuesti 70-ndatel, 70-ndate alguses ja 70-ndate lõpul anti vanaemale siis luba sõita Lääne-Saksamaale oma õde külastama ja ta tõi kaasa sealt neid välismaa asju, mida mina olin Lõuna-Eesti tüdruk Tartu maakonnas või siis ei olnud Tartu rajooni tüdrukoni, käisin Otepääl koolis, meil oli eriti vähe, meil oli ka Soome televisiooni ega midagi Lõuna-Eesti lastel, aga siis need Haribo kommid ja Lidli kilekott, mida ma mäletan,
et noh, seda, et siis need, mis ta kaasa tõi ja tal jagus need hästi kauaks ajaks, teiks aasta aega, ta hiljem, kui Vanamaal külas käisime, tal ikka oli kuskilt, võttis mingisugused väikse mingi kommikese kuskilt ja jagas meile. See oli selline nagu imedemaa, see kõik lõhne, see oli teist värvi ja riidehilbud ja siis kangas, mis kaasa toodi. Et lihtsalt sellepärast, et saada suureks, et äkki siis ka, no sel hetkel muidugi ei teadnud, et saabki läände sõita. Et lihtsalt õppida seda keelt ja saada kunagi Saksamaale sõita väga pragmaatilisele imedemaale. Et see oli see algimpulss. Aga no keeled päriselt sai ma selgeks kõik Berliinis. Ma pärast teatrikooli lõppu läksin aastaks Erasmuse aastat tegema Berliini ja siis ma sain selle keele selgeks. Ehkki ma siiamaani kahtlen mõnes artiklites. Rektsioon, mis on raske, rektsioon on tõesti raske. Aga üldiselt on tal ikkagi nii, mul niimoodi süvakihtides, et üldiselt ma võin võtta telefoni öösel, helistab telefon saksa keeles, ma hakkan kohe rääkima. Küll konarlikult, aga ta ei lähe enam kunagi ära, ta nagu ei kao ära, et selles mõttes, et see 1 aasta. Mis on kõige tähtsam, mida sa enda jaoks kõige tähtsamaks pead? Võimaluse näha Eestit väljaspoolt, ma arvan. Sest tänu sellele keelele ikkagi tuli see tahtmine minna on ju kogu aeg, ma olen väga sellise tugeva impulsiga, väga kõva rännumees oli enne laste saamist, väga. Aga see, kui sa ikkagi valdad keelt ja elad keskkonnas kuskil pikemalt, mitte ainult turistina, siis sa näed oma kodu väljaspoolt ja see, ma arvan, on ka päris hea kogemus. Et see on üks olulisem. Lisaks see, et sa lihtsalt see maailm avardub, see on laiemalt, sul on tulevad uued sõbrad, see kõik, mis käib selle paketi juurde nii-öelda. Osa meie sugulasi läks peale teist maailmasõda Saksamaale ja meie vanematel oli kogu aeg selline eesmärk, et las need poisid õpivad selle keele ära ja kui ajad muutuvad, on võimalik seda kasutada. Ja nende ootus tegelikult täitus. Kuidas oli? Ma ei kujuta ette, et 2 sellist keskkooli poissi 91. aastal otsustavad, et kui läheks õige, mis sa vennas arvad, kui läheks õige Saksamaale? Et see oli üsna utoopiline plaan ju külleltki. Tollal võiksime tahapeal tuua võrdlused, see on umbes nagu start-up, et sul on suur eesmärk ja sa mõnes mõttes pead ületama iseennast mitmekordselt ja tollal oligi see meie jaoks üks start-up projekt, et me pidime hakkama saama keskkonnas, mis oli täiesti võõras, see oli keeleruum, see oli majandusruum, mis oli ruumas, kõik hinnad olid 100 korda kõrgemad kui Eestis tol ajal, et väljakutse oli väga suur, aga saime hakkama. Oma ettevõtte tegemine tuli alles 2004. aastal, kus me olime juba töökogemust omandanud Saksamaal, kus me teadsime tegelikult, mida me tahame ja selline pangaelu tundus igav olevat. Ja tegimegi seda, mida võib-olla vähesed oleks teinud ennast nii-öelda iseseisvaks ja hakkasime pankureid koolitama. Aga kui kerge või raske oli teil endil seal nii-öelda ennast tõestada? Palju te pidite üldse ennast tõestama, et kuskilt Ida-Euroopast tulnud mingid poisid? Kes te olete, mis te tahad? Pigem oli see alguses peale selge, et Saksamaal tõestamiseks pead sa olema sama hea kui sakslane või natukene parem. Ehk siis, et tegelikult sa pead oma sellise väikese, nagu sakslased ütlevad, nagu manko või puudujäägi, ehk siis sa oled nagu Ida-Euroopa taustaga viima ikkagi enda jaoks nagu positiivsesse võtmesse. Ja olles siin nüüd töötanud koos erinevate pankuritega, olles koolitanud neid, siis see väike selline vigur küljes, et sa oled natuke teisest keskkonnast, aga sa räägid seda sama keelt, sa suhtled samamoodi kui nemad, see isegi oli eeliseks, et see eristas sind nendest teistest sakslastest. Ehk siis see ongi see väike kirsike seal, mis sind siis nagu esile tõstis sellest suurest massist. Mida eestilikku olete teie oma äripartneritele suutnud õpetada? Olete sundinud neid saunas käima ka ikka? Saunakultuuri oleme kindlasti üritanud viljeleda. Osadele isegi on see külge jäänud. On vist Saksamaal isegi päris mitu sauna suutnud nii-öelda maha müüa ideena ja mis on isegi valmis ehitatud. Nii et kindlasti see pool ja loomulikult huvi, sakslaste huvi lõunamaa vastu on suurem kui Põhjamaade vastu. Kahjuks on niimoodi ja mis me suutnud teha on kindlasti pakkuda neile huvi ka selle regiooni vastu. Et inimestele nende, kes me oleme suhelnud, on tekkinud ikkagi huvi tutvuda, mis koht see on Eesti üldse. Mis Eesti roll oli üldse kunagi ka Saksa riigi ja inimeste vahel, mis rolli ta mängis ja tegivad assotsiatsioonid Balti sakslastega ja tihti me oleme saanud pärast hiljem ka kirja või meili, et kus öeldi, et teate, ma aasta tagasi käisin Tallinnas. Lihtsalt tekkis huvi. Me tulime turismireisiga siia. Ehk siis, et sellest vestlusest ja sellest kommunikatsioonist jääb tihti ka jälg, olgu see siis saun või on turismireis, aga mingi jälg on jäänud. Mida saksa keel ja kultuur on teile andnud, mis see võiks olla?
ja kogu teie elu nii-öelda eksistents. Ma ütleks selle võib-olla ühe ainsa lausega, et ma esimest korda mõistan sakslast. See ongi kosmopoliitsuse olemuse üks osa, et kui sa tõesti sügavalt mõistad teise inimese mitte ainult ärikultuuri, vaid ka tema enda kultuuri, tema enda kirjandust, tema keele nüansse, siis sa näed palju rohkem, sinu horisont on hoopis teises kohas, kui sa seda ei tunneks. Kuidas ma seda avastasin? Ma olen sellele palju juurelnud ja ma arvan, et ma avastasin ta tänu sellele, et mul 8. klassis oli hea saksa keele õpetaja, kes kiitis mu hääldust, tõi seda nii-öelda eeskujuks, äratades sellega teatud auahnuse või edevuse. Ja kui keskkool läbi sai ja valida tuli kuhu edasi, siis miski pärast valisin ma saksa filoloogia. Ma tõesti ei oska seletada, miks. Võib-olla see pisike nii ratsionaalne tõuge 8. klassis. See oli aeg, kus õpilasi paisati koolist teise ja see suur organiseerimine käis, mis tekitas palju segadust. Ja siis hakkasin ma saksa filoloogiat õppima 5 aastat. See oli õppimine nagu tol ajal võõrkeelte puhul ikka, see tähendab praktiliselt ainult raamatutest. Päris elusat sakslast nägin ma mitu aastat pärast stuudiumi lõppu, aga see nimekiri oleks väga pikk, kes on muid mõjutanud ja tegelikult tagantjärele on siuke raske öelda, kes neist see kõige on. Kui te peaksite nüüd mõnele noorele poisile, kes võib-olla olles alustab oma keeleõpinguid teises klassis, ütlema, miks valida saksa keel, siis miks teie soovitaksite inimesel õppida saksa keelt? Esiteks, saksa keel on meie kultuuriruumi või meie pisikest rahvast ja maad saatuslikul moel määranud, kaasa arvatud meie keel. Tähendab, meie ajalood on huvitaval kombel põimunud ja see oleks juba kuidagi etteantus, miks saksa keel võiks meile lähemal olla kui prantsuse või inglise. Seda eelist nagu ainult saksa keelel omistada ei saa, et selle kaudu pääseb ligi tõlkes kõigele olulisele, mis on maailmakirjanduses või maailmafilosoofias olulist öeldud ja kirjutatud. Need tõlked on olemas ka inglise ja prantsuse keeles. Aga saksa keeles muidugi eeskätt originaalautorid, rääkides mõtlejatest näiteks, kui kellegi elutee peaks teda filosoofia huvine viima näiteks, siis olulisimad autorid ehk tõesti on kirjutanud saksa keeles samal salapärasel Goethe ajal ja ka enne ja pärast. Keel on see meie maailm. Keele kaudu me omandame asju, keele kaudu me suhtleme, suudame edasi anda mõtteid. Keeles me elame. See on ehk kõige olulisem meedium, mis meid hällist hauani saadab ja meie elu määrab. Kus on keele lõpp, seal on ka minu maailma lõpp.